Augustis 1991 olin ma 23-aastane. Elasin ma siit kuskil 20 kilomeetrit eemal Laatre külas. Ja mul oli 1-aastane poeg. Kõiki tahtsin aidata, no see on ka elukutses, eks ju, et kui sa valid endale ämmaemanda elukutse, siis see on lihtsalt selline elukutse, mis tahab tohutult kannatust, hästi palju ootamist, adrenaliini, kõike seda, eks ju. Ja tahad nagu üritad teha nagu kõike paremini. Et kui sa oled midagi teinud, siis ikkagi leiad, et mingil hetkel, et see ei ole see. Et sa saad ikkagi veel paremini teha. Ma arvan, et selline omadus aidata kõiki kogu aeg, eks ju. Et see on nagu jäänud siiamaani. Aga 91 august, see oli natuke hirmuäratav tegelikult. Sellepärast, et kui sa nagu televiisorist kuuled seda kõik, eks ju, jah, siis oli ikkagi hirm. Just hirm juba sellepärast, et mida nagu minu vanaisa, kes oli Siberis, on rääkinud, eks ju. Ja minu lapsepõlv ikkagi oli, kuigi see oli ENSV, aga see oli ikkagi selles mõttes nagu selline soe, ei olnud mingisugust põhimõtteliselt tagakiusamisi ja sellised asju, eks ju. Kuigi Valgas siin olid väga paljud sõjaväeosad ju sees, mis siit viidi välja, eks ju. Aga see hirm lapse pärast. Sul on 1-aastane laps käes. Ja siis ainuke mõte, ma mäletan seda, kui televiisoris seda kõik üle kanti, et Toompead rünnatakse, see oli, ainuke mõte oli see, et me oleme üle 200 kilomeetri kaugemal. Ma nüüd ei mäleta küll Rootsiste linna, mis oli see, kes hakkas meid aitama. Seal tuli hästi palju abi. Abi tuli seal nagu voodite näol ja abi tuli pesu näol ja voodilinad, kõik haigete pesud. Siis tulid seal ka mingid ravimid ja sellised, see oli pikaajaline protsess, eks ju, see ei olnud niimoodi, et see taas iseseisvumine siis kohe hakkas see asi lahti rulluma, et see ikkagi, ma ei oskagi öelda, palju see võttis vast aasta. Ja sealt juba Rootsist hakkasid siis tulema nii nimetatud nagu kanüülid, nagu me praegu paneme. Need olid küll teistmoodi ja natukene võib-olla algelisemad, kui praegu on, aga siis hakkasid need sealt tulema. Et sellised, siis me saime aru, et ühekordsed materjalid, siis isegi meile toodi sellised, vanasti me olime tärgeldatud mütsidega, me ise tärgeldasime neid tärklisega, siis kindlasti oli sünnitusosakonnas alati mask ja see kittel pidi olema tärgeldatud. Ja sealt tulid siis sellised rohelised riided, et nagu ütleme sellised, kuidas ma ütlen, nad ei olnud nagu kittel, nagu kleidid rohelised, mis siis meile siis anti, et me saime siis, see oli ka abi kõik, eks ju. Et sealt hakkas tulema kõik sellist asja. Keetsime süstlaid, keetsime kateetreid, mis olid nagu korduvkasutused, eks ju, seal olid kõik pesemine, desinfitseerimine ja siis keetmine ja näiteks kindad olid samamoodi, nii et kummikindad olid olemas, neid pesti, kuivatati, tärklisega tärgeldati, tehti lihtsalt, et nad oleksid nagu libedad, jah, et nad ei läheks nagu kokku. Siis olid, igal kindal oli oma kott. Kindad pandi eraldi kottidesse, need kotid pandi kokku, volditi ilusti ära ja pandi sellised metallist nagu sterilisaatorid, me kutsusime neid. Pandi sinna ja seda tegi kõik ämmaemand. Veel selle sünnituse ja kõik selle, ütleme, laste hoolduse kõrvalt, eks ju, konteinerid, kui sa sünnitasid, sa pidid pärast ise ära täitma ja siis see läks sterilisatorisse ja siis nad tulid steriilsed tagasi.
No tollane beebibuum tähendas seda, et oli hästi palju lapsi. Minu algustööaastate ajal oli ikkagi pigem niimoodi, et naise ülesanne oligi sünnitada. Ja naised said sellega väga hakkama hästi. Nende muidugi teadmised võib-olla olid natuke napimad, sellepärast et jutud olid see, mis ema rääkis, see, mida vanaema rääkis. Tänapäeval on patsient kindlasti palju nõudlikum. Ta teab rohkem, oskab küsida rohkem, ei ole nii leplik. Aga ma arvan, et patsient on igal ajal olnud selles mõttes ühesugune, et igale patsiendile pead sa leidma tegelikult ka kõige kinnisemale patsiendile juurdepääsu. Nagu ma alati olen öelnud, et sa pead võitma tema usalduse ämmaemandana. No praegune Eesti Vabariik on tegelikult ikkagi natuke negatiivselt mõjutanud minu töökohta. Sest et nende väikeste osakondade väikestes linnades sünnitusosakondade kinnipanemine ei ole minu meelest õige otsus. Sest et kui väikestest kohtadest kaotatakse ära nii nagu minu üks vana gynekoloog on öelnud haigla süda, siis hakkab haigla logisema. Ja kõik elus, ka kui me endale lapsed muretseme, ei saa teenida kasu. On olemas asjad, millele peabki natuke peale maksma. Kui mina läksin 86 õppima, siis tegelikult oli ju ainult sünnituslaud, kus peal sünnitati. Siis 90. aastatel juba tekkisid jarid, sünnitusjarid, kus siis naine istus sellise augutooli peal ja kus siis ta võis ka valutada ja kus ta võis ka sünnitada. Siis tekkisid sellised hernekotid suured, nagu praegu on sellised istumiskotid. Ja see oli juba see, et ma võin ka valutada seal. Eks ju, ja seda hernekotti andis igat moodi siis panna nii, nagu naisel oleks mugav. Eks. Siis tekkisid pallid, kus naised saad peal istuda ja siis ennast niimoodi kõigutada, eks ju, et vaagen liiguks, et siis tal oleks nagu kergem. Siis tekkis naerugaas. Peale seda tekkis vann, kus algul valutati, aga vannis ka sünnitati. Ja siis nüüd lõpptrend on, ütleme seal ka need, vette sünnitus oli ka mingi aeg, oli hästi trendikas, praegu ta on ka, naisi sünnitab vette, aga mitte vist nii palju, aga kodusünnitused on ka praegu sellised, mis on siis nagu läinud edasi, eks ju, et kodus sünnitatakse. Minu valikud, ma arvan, selle 30 aasta jooksul on olnud vist õiged. Et ega ma mitte midagi teistmoodi kindlasti ei teeks. Et alati on ju hea mõelda, et parem on seal, kus meid ei ole, aga kõik otsused on tavaliselt ikkagi ämmaemandana sa juba õpid seda, et sa kaalutled kõiki oma otsuseid, sest et valesid otsuseid sa teha ei tohi. Et eksimisvõimalus on sinu jaoks 0. Õnn on väga suhteline mõiste ja minu jaoks on õnn, ma ei saa, ma arvan, et ma olen praegu õnnelikum. Sest et 91. aastal oli mul ainult 1 laps. 21. aastal on mul 3 last ja 2 lapselast. Ja minu pere on terve. Siin on pilt aastast 1995. Võtsin ühe väikse poisi vastu ja see pilt on tehtud peale sünnitust. Augustis 1991 olin ma umbes 3-aastane
ja käisin ilmselt lasteaias, kui mitte lastesõimes. Ehedalt tulevad meelde karupüksid, sellised teistmoodi riided ja sellised pildid lasteaia seintest, maalingutest, toolidest, toidukordadest, supikausikestest. Et kuna ma olin nii väike, siis jah, on üksikud pildid ainult, mida ma mäletan. Minu mälestus sellest ajast, kui ma läksin kooli esimesse klassi, see oli 95 aasta, siis ma mäletan seda, et minule jäid silma linna peal, kuidas mehed ja naised käisid riides. Et siis tollel ajal riietuti teistmoodi. Et mu emal olid kapis igasugused põnevad riided, mida ma tahtsin kogu aeg vaadata ja tema kingad ja kõik. Aga linnapildis, kui me kõndisime, ma mäletan, et naistel olid hästi puhvis soengud. Et siis oli selline asi moes, et juuksed on hästi tupeeritud ja püsti. Mehi ma väga ei mäleta, sest mina olin tüdruk, mina vaatasin tädisid rohkem. Aga jah, sellised pildid. Ja siis pikad mantlid, kitlid olid naisterahvastel. Ja poodides olid pikad järjekorrad kogu aeg. Minu meelest meesterahvad olid rohkem lugupidavamad naiste suhtes, et ikka tehti uksi lahti ja võeti müts maha, kui tervitati. Et kultuur oli kuidagi nagu austavam üksteise suhtes. Et inimesed nagu said aru, et kui midagi ei ole nii väga saada, siis ei mindud ka hulluks, et ei mindud rabama niimoodi. Et ikkagi, kes oli ees, see oli ees ja siis kes sai, see sai ja ei olnud niimoodi, et hakati nügima või. Mul on meeles see, kui ma vanaemaga turu peal käisin ükskord. Et kõik hoidsid ilusti nagu, kuidas öelda, mitte distantsi nagu tänapäeval, aga lihtsalt, et ei trügitud, ei nügitud. Et iga ühel oli nagu oma kord, kes ostis, maksis ära, läks järgmine ja niimoodi. Meie ümbruses oli nagu vene rahvusest inimesi ja naabreid väga palju. Et mina sain tänu sellele näiteks vene keele selgeks väiksena. Et me elasime sellises rajoonis, kus meil oli puumaja ja selle ümber olid kõik kivimajad, 5-korruselised ja enamasti elasid seal vene rahvusest inimesed. Ja lapsed olid ka siis kõik venelased ja kui mina mänguväljakule läksin, siis ma muud ei kuulnud ka ainult vene keelt. Ja selleks, et koos mängida, ma pidin ju keele selgeks õppima. Et see oli nagu huvitav. Ja siis oligi, et need lapsevanemad ise ka, kui nad tulid sinna mänguväljakule, siis lastele järgi. Et siis oligi selline, kuidas öelda, ei suheldud oma vahel niimoodi, et näiteks mitu ema tuleb, et siis hakkavad rääkima, et igaüks tuli, võttis oma võsukese ja läks nagu minema. Aga tänapäeval minu meelest on niimoodi, et mänguväljakule lähed, ma olen ise ka lapsevanem, siis nagu kõik teretavad ja linnapildis ikka me tunneme üksteist, aga kuidagi vabamalt suheldakse või tullakse isegi võõrastega rääkima ja et kuna meil on lapsed ühiselt mänguväljakul, siis räägitakse ilmast näiteks või mingist ümbritsevast olukorrast, mis iganes, et ikkagi võetakse midagi teemaks. Väga vähesed on minu meelest minu kogemuse põhjal, kes jäävad eemale seisma ja ei tule nagu juttu rääkima. Minu arust on see hea, et suhtlemine on läinud tihedamaks ja kui see ei ole tõesti labane või peale tükiv, et siis vanasti ei lubatud vist rohkem. Teatud piirangud olid siis ka, ei räägitud kõigest laste kuuldes, ei lubatud igal pool kõike teha. Et ma arvan, et see, kui Vene ajast tuldi Eesti ajal üle, minu vanaema vähemalt kunagi mäletan ütles mulle, et kõigest ei võinud rääkida ja teatud teemasid kodus ei puudutatudki üldse, et olid karistatavad asjad. Et just siis tänapäeval enam ei ole nii, et sõnavabadus on suurem tänapäeval. Kui ma vaatan tänapäeva ühiskonda vabaduse poole pealt, et kõik ongi vabam minu arust. Et kõige rohkem oskan kaasa rääkida võib-olla laste koha pealt, et laste kasvatamise koha pealt, et vabam kasvatus on kindlasti, kui oli nõukogude ajal. Aga ma ei ole nagu seda meelt, et võiks veel rohkem vabadust olla. Et minu meelest on mõndade kohtade pealt tasakaal nagu paigast ära, eriti koolides. Et mind väga häiribki see, et laste ja õpetajate vaheline suhtlus näiteks on kõvasti muutunud kui vanasti. Kui mina koolis käisin, näiteks me ei võinud iga kell üldse sõna võttagi, me pidime käe tõstma, kui me tahame midagi öelda, klassis pidi olema täielik vaikus. Et me saime väga kergesti karistada, et kui me isegi häält tegime, me pidime klassist välja minema ukse taha või direktori juurde, et tänapäeval, kui ma lähen kooli koridoris näiteks kõnnin läbi tundide ajal, siis minu meelest on rohkem lärmi ja ei ole sellist stabiilsust enam ja kordamajas. Ja ma kuulen ka ju laps räägib, et kuidas neil koolis nagu olukord on.
et lastele on antud nagu selles mõttes võib-olla liiga palju õigusi ja et nad ei tea enam ise ka, et mis on õige ja mis on vale, et kus see piir nagu jookseb, et kui õpetaja ennast kui autoriteeti ei kehtesta, siis on neil raske. On lastel raske ja on õpetajal endal ka raske. Ja mul on olnud tuttavaid, kes on elanud välisriigis, seal saanud lapsi, peredeks kasvanud ja on tulnud tagasi Eestisse. Ja just sellel põhjusel, et Eesti riigis on palju kauem emapalk, on suuremad peretoetused, näiteks Gran Canarial, Tenerife kandis, et seal on niimoodi, et kui naine saab lapse, siis ta saab maksimum 3-6 kuud olla selle lapsega kodus ja ta peab juba minema tööle. Et kui sul on rinnalaps, siis mina näiteks ei kujutaks ette, et ma pean ta jätma juba kuhugi hoidu, ma ei saagi koos lapsega kasvada ja tema jääb nagu minu kui ema lähedusest ilma, ma ei kujuta lihtsalt ette. Mul on võib-olla siis lihtsalt nii palju hästi läinud oma valikutes ja otsustes, et väga ei ole pidanud millestki niimoodi puudust nagu tundma. Muidugi ma olen ise kõik nii-öelda teeninud ja olnud koos elukaaslasega, et ise ikkagi jalad alla saanud, et ei ole niimoodi, et ema isa on midagi kuskil selja taga kogu aeg. Aga mida aeg edasi, siis on ütleme niimoodi, et palgad ju tõusevad ja et elukvaliteet on läinud ikka veidikene paremaks minu meelest. Alates keskkooli lõpust, kui ma gümnaasiumi ära lõpetasin, siis olin ma veel sellises eas ja mõtlemisega, ma veel täpselt ei teadnud, mida ma tahan edasi teha. Aga ma käisin siin ühes koolis ja teises koolis ja siis ma lõpuks leidsin oma kutsumuse üldse puhtalt selle läbi, et mulle pakuti tööd noortekeskusesse. Ja kuna ma olen selline suhtleja tüüpi inimene, siis mulle see töö nagu sobis. Aga siis ma mingi aja tegin seda tööd, siis ma sain lapse, siis ma jäin dekreeti. Jäin sellest kõigest eemale. Peale lapse lasteaeda minemist, siis ma läksin tagasi selle töö peale. Ja siis tuli järgmine. Et peale järgmist last, siis minu jaoks nagu ammendas see töö ennast. Et ma tundsin, et 5 aastat olin seda teinud, et enam ei taha, et aitab küll. Ja siis kuidagi laste kõrvalt nagu tuli nagu selline ilumaailma valdkond minuni ise. Ja siis ma lõpuks läksingi hoopis koolitustele ja täiendasin ennast ja töötlesin ja hakkasin oma rida ajama. Ja seda siiamaani siis praegu veel. Ja see oma rea ajamine tähendabki seda, et ma hetkel valmistan endale siis ette, kuidas öelda, tahan teha väikest oma ettevõtet lihtsalt, et kus ma siis olen ise iluteenindaja, pakun mõningaid teenuseid, mis mulle endale meeldib teha ja selleks ma tunnen veel, et natukene tahaksin ennast veel ennem koolitada, kuni ma siis firma ära registreerin. Et see on nagu minu hingeasi praegu, ma tunnen, ma tahan seda teha ja natukene läheb veel aega muidugi. Aga siis ma ilmselt mingiks ajaks kindlasti laste kõrvalt jään siis seda tegema, nagu pere kõrvalt. Ma olin kindlasti õnnelik ka siis, sest ma olin väike laps ja ilmselt mu soovid olid siis nagu täidetud. Ma ei oskanudki millestki puudust tunda ja võib-olla muretsedagi millegi pärast. Aga tänapäeval, ma arvan, on võimalusi rohkem ja maailm on nagu rohkem valla. Et kui ma olen ema käest nagu kuulnud neid lugusid, et kuidas siis nagu elu oli, et ei olnud lihtne nagu lapsi kasvatada, siis näiteks kas või mähkmed, et pidi ise pesema marlidest õmblema mähkmeid. Et mina olen sellel ajal ikkagi veel olnud nii-öelda. Siis praegu ma lähen poodi, ma ostan need mähkmed, kui ühe korra kasutan ära ja viskan minema, et mul ei ole sellist vaeva, et kui ma mõtlen selle peale, mul on praegu 3 last ja ma oleks pidanud kõik nad kasvatama üles sellistes tingimustes, nagu nõukogude ajal oli, siis ma arvan, et mul ei oleks neid 3. Saaks hakkama kindlasti, aga kõvasti oleks raskem. Et tänapäeval on mugavusi lihtsalt nii palju, et kõik on puldist ja nupust ja ainult pane käima, et ma ei tea, mille üldse paljud emad kurdavad, kui neil on nii palju koduabilisi nii-öelda masinate näol. Täna, aastal 2021, olen ma 33-aastane ja näen välja selline, nagu te mind praegu näete. Aga aastal 91 olin ma 3-aastane ja nägin välja selline. august 91 ma olin 29-aastane. Ma olin just sünnitanud poja maikuus ja 1. juulist ma juba hakkasin kultuuripõldu kündma Lüllemäe kultuurimajas. Ja teen seda tänaseni, et see kultuuri tegemine, pakkumine pakub mulle suurt rõõmu. Ja Eesti Vabariik on ka seda toetanud.
Eks ma olin siis julgem kui praegu, võib-olla hulljulge. Mulle, minu väärtused olid muidugi pere ja mulle meeldis ja meeldib ka täna luua ja pakkuda seda loodud ka teistele. Ja ma tunnen rõõmu, kui minu pakutust lähevad inimestel silmad särama ja nad on tänutundes. 91-92 oli meil piirivalvekordon Lüllemäel ja diskod toimusid iga nädal. Ja see diskod olid kuulsad üle maakonna ja kaugemaltki, et ma rääkisin siin üks päev ka veel ühe inimesega, kes nüüd meil elab ja meilt naise võttis ja tema meenutas ka neid aegu nagu hästi lõbusate ja lustlike aegadena ja diskodega oli veel niimoodi, et ega meil alati diskorid ka ei olnud. Panime ise muusika mängima ja hiljem, kui need piirivalvrid olid läinud, ma hakkasin tegema kooliõpilastele diskosid. Ja muusika mängis siis niimoodi, et kaminasaalis ukse panime vahelt kinni, sest täiskasvanu ei tohtinud näha, mis lapsed teevad. Ja tegime siis klasside kaupa, et algklasside disko oli natuke teise muusikaga ja siis 5. kuni põhikooli lõpuni oli teise muusikaga ja see kestis kusagil 2001. aastal, 10 aastat olid sellised diskoõhtud meil seal Lüllemäel. Kuidagi aeg muutus ja noored ei olnud enam huvitatud, et hakati võib-olla rohkem juba pahandust tegema, tuldi diskole, aga tegelikult mindi nurga taha ja tehti kas üks suitsukene või joodi üks džinnikene ja seda tantsu asja jäi järjest vähemaks ja siis need ära jäidki. Ma ei julgeks päris nii öelda, aga mingis mõttes küll, et me sattusime ikka mõnikord ajalehekaantele ka, et diskod kestsid hommikuni ja et mõnda külainimest või vanamemme lausa häirisse. Hea muusika. Ja võib-olla see hea seltskond ka, et kellega koos seda muusikat nautida ja ennast välja elada. Täna toimuvad rohkem kontserdid, ka mõned tantsuõhtud. Nüüd koroonapiirangutega muidugi ei toimu midagi, aga järjest nüüd, kui siin võimalused avanevad, siis ka oleme meie oma kontsertide kalendri ja teatrid ja juba paika siin saamas, et juba järgmisest nädalavahetusest järjest need toimuma saavad, et mis on nüüd aasta jooksul, 1,5 jooksul edasi lükatud, saavad kõik järjest toimuma. Aga diskosid ei ole enam ammu. Olen noorte käest nagu küsinud, et tänapäeva noorte käest, miks teie nagu, et ei taha tantsida? Muud huvid on, et arvutid ja telefonid, et see tantsukultuur on tahapoole jäänud. Huviringi on juurde tulnud, et viimaste aastatega eriti noortele, aga kui me võtame nüüd 2001 ja 2011, 10 aasta kaupa, et esimesed aastad, kui mina tööle tulin, siis hakkasingi kultuurikollektiive kokku panema. Esimene oli segaansambel ja siis tuli memmede tantsurühm ja nii edasi. Täna neid on 13 kokku ja lisaks siis põhikooli noorte huvitegevusringid, mida on siis võimalik harrastada nii koolis, kultuurimaas, raamatukogus, noortekeskuses, et täna neid on üle 20 ainult noortele. Ja lisaks, mis on veel ilmestanud kultuurielu, on vabahariduslik koolituskeskus Lüllemäe rahvaõpistu, läbi mille me oleme siis Lüllemäe kultuurimaja ruumid remontinud, võtnud rendile, teinud läbi siis Sapardi ja Liidermeetme projektide korda. Et need on võib-olla sellised suurimad saavutused aastal 2004 me alustasime nende remonttöödega ja tänaseks on siis maja kenasti remonditud, uue katuse saanud keskküttesüsteemi ja vajaks võib-olla uut ringi juba, et hakata jälle uuesti. Nagu, et need on nagu võib-olla see pool, et see loomine, mugavuste loomine ja võimaluste loomine on olnud võib-olla siis suurem, et see diskoperioodi lõppedes oli majal ikka väga kehvas seisus. Lapse sünd teeb alati õnnelikumaks kõiki või kõige õnnelikumaks, ma arvan. Mul on 2 last, et 7-aastase vahega tütar on vanem. Et see on imeline, see lapse sünd, et seda võib-olla millegi muuga võrrelda ei saagi. Aga ma olen täna ka õnnelik, sest ma saan varsti tähistada oma poja 30. sünnipäeva ja ma olen ise rahul ja rõõmus, et ma saan ikkagi künda kultuuripõldu Lüllemäel. Siin pildil olen ma noor 29-aastane ema, kes asus tööle Lüllemäe kultuurimajja.
Kui nüüd minna sellesse aega 1991, siis ma olin umbes täpselt 14-aastane. Mida ma parasjagu tegin, eks ma lihtsa koolipoisi vempe tegin, et aitasin vanaisal, vanaemal taimede ja nende kasvatusega tegeleda ja tegin selliseid igapäevaseid vempe, et meie majas sellist teravat taasiseseisvumise lõhna õhus ei olnud, et mingil segasel põhjusel, ma olen selle peale tihti mõelnud, oli see võib-olla selline hoiak ja suhtumine pigem neutraalne, sest kogu suguvõsa selline arusaam asjadest oli mitte tahe olla kuskil esikohal ja kuna minu kadunud ema oli õpetaja, matemaatikaõpetaja, ma usun, et ta oli ka väga hea oma aines, siis selline teatav distantsi hoidmine kogu selle suhtes oli olemas. Et ma tunnistan ausalt, et ma ei ole ka Balti ketil osalenud, et sinna mul kadunud ema ei lubanud minna. Et selline see tookord olukord oli. Õppisin samas majas, kus ma täna koolijuhina töötan, et see äratundmine on minus iga päev. Ma olin ikka selline korralik paskaak. Ema pani hommikul leikoplaastri valmis, hiljemalt lõunaks, kas olime haiglas käinud või oli sidet vaja. Ma arvan, et ma olen kogu selle koolijuhi ja elu jooksul olen õppinud 10 lugema. Vanasti ma ei lugenud 10. Ma kõigepealt tegin ja siis vaatasin, mis juhtub. Ülejäänus ma usun, et seda paskaaki on minus kindlasti ja ma usun, et seda on ka tänases nii koolisüsteemis kui ka ühiskonnas vaja, et sellist õhk peab ikkagi olema pisut elektrit täis, aga selleks ajaks, kui ma olin 14, olin ma juba saanud põhimõtteliselt miilitsa käest tutistada autoga sõitmise eest ja olin ka vanaisa auto jõudnud juba kõveraks sõita, olin ka teatava koguse meelemürke jõudnud ära proovida. Et ma arvan, et see julgus ja ka analüüsivõime on tänaseni mõlema Andruse puhul säilinud. Lihtsalt täna ma loen 10 ja korra mõtlen, et mis teised sellest arvavad. Toona ma seda vist ei teinud. Minu selline haridustee on olnud päris värvikiirev selles suhtes, et olen tahtnud saada uurijaks, päästeteenistuse töötajaks, keemiaõpetajaks, näitlejaks. Aga lõplik valik on nüüd siia jõudnud selle koha pealt, et minu esimene kõrgharidus on raudteealane ja teine on siis magistriharidusena on selline tehniline pool Tallinna Tehnikaülikoolis. Et need on olnud värvikad aastad, kus olen töötanud eraettevõtluses ja nüüd siis viimased üle 12 aasta haridussüsteemis. Karid võib-olla ei ole õige sõna, et kindlasti sõjavägi, kindlasti pere loomine. Ma 99 sain oma esimese tütre omanikuks, kellest on tänaseks päevaks kasvanud väga äge noor naisterahvas. Et kindlasti 2006-2007 oma elu peale, täiesti oma elu peale minek. Ma arvan, et eraettevõtlusest haridussüsteemi tulek oli nagu väga suur väljakutse ja samas see oli kindlasti minu elu muutev. See muutis nagu väga, sest mõningad asjad tuli jätta tahaplaanile, mis varem olid võib-olla sellised normaalne. Täna vaatad ja mõtled, et see ei ole enam nii normaalne ja see ei käi selle hariduselu juurde. Et ma arvan, et selline mitte pika tuleviku suunas vaatamine ja
ja oli ju elus ka hetki, kus kui kell tiksus 5 või 6, siis läksid, võtsid poest oma 2 õlut ja hommikul jälle tööle, et selline hall rong ja rutiin oli tekkinud, et ja võib-olla ka see, mida ma täna tunnen, et võib-olla ei olnud ka kõige suuremaks ja paremaks eeskujuks oma kõikidele tuttavatele ja ka tänases päevas linnakodanikele. Et täna ma julgen öelda, et ma tunnen teatavat kohustust selle koha pealt, ja ka tahet olla eeskujuks meie headele noortele ja anda oma panus meie kogukonna veel paremaks muutumisele ja ka kogu Eesti muutumisele. Ja neid vastuseid, mis ma sain erinevatelt koolidelt, kuhu ma proovisin koolijuhiks saada, neid oli päris palju. See mõjus egole päris laastavalt, kui vastused olidki ei. Ja põhjus, miks öeldi, miks ma koolijuhiks ei sobi, oli see, et mul puudub koolijuhtimiskogemus. Kust kurat ma selle kogemuse saan, kui te mulle võimalust ei anna. Täna ma olen õnnelik. Ma mõtlen nende koolide peale, kus ma oleks võinud olla koolijuht ja ma arvan, et mul oleks hästi, et ma ei saanud. Sest need koolid ilmselt ei oleks mulle sobinud. Need oleks jäänud minu jaoks väikeseks. Ja mul avanes 2016 võimalus saada Valga gümnaasiumi direktoriks. Ma tundsin, et mina teeks neid asju paremini, kui keegi teine teeb. Ja tõesti, ma tahtsin maailma parandada, tahan seda endiselt. Ja olen enda jaoks paika pannud, et nii kaua, kuni mul ei teki mugav, nii kaua ma töötan sellel ametil. Kui võrrelda tänast noort ja 91. aasta noort, kui targad ollakse selle koha pealt, et see teadmiste pagas minu meelest on suurenenud. Teatakse ühest, teisest, kolmandast, neljandast asjast, et see mulle tundub, et on, kuidas nüüd öelda, et mõnes mõttes võib-olla, et inimese mälu maht on nagu suuremaks läinud, aga selline faktimälu on nagu väiksemaks jäänud. Et meie ju omal ajal 90-ndatel tuupisime, siis täna sellele loovusele on rohkem ruumi ja kohta, aga see tahe püüelda millegi suunas on jäänud nagu pisut võib-olla tagasihoidlikumaks. Ma arvan, et ma olin mõlemas hetkes õnnelik ja ma olengi mõlemas hetkes õnnelik, et lihtsalt kuidas me mingis ajahetkes seda õnne defineerime ja kuidas me seda tunneme. Ma ei ütle kindlasti, et tookord ma olin õnnelikum või ma olen täna õnnelikum. Kogu see olnud ja olev lihtsalt võib-olla õnne rõhuasetsus on natukene muutunud, aga ma julgen öelda, et ma olen täna õnnelik ja ma olin ka tookord õnnelik. Siin on see kutt, kes 14-aastasena 1991 alustas teekonda tänase suunas koos Eesti Vabariigiga. Augustil 1991. aastal kuulutati välja taas iseseisvus, olin ma momendil maal. Tekkis väga ülev ja suur tunne. Kõik olid rõõmsad, kõigil olid suured ootused ja lootused. Ise olin ma sel ajal 37-aastane ja töötasin Valga maavalitsuses. Ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja sellest tulenevalt ka minu amet õigustalituse juhatajana tuli tegeleda mitmesuguste õigusalaste probleemide lahendamisega, esindada riiki kohtus, vastata kodanike avaldustele. Kui rääkida nüüd seaduste muudatustest, siis kõik Eesti NSV endised asutused muutusid nüüd Eesti Vabariigi
asutusteks, võeti vastu sellega seoses hästi palju õigusakte, millega siis muudeti õigusaktide nime, et nad olid Eesti Vabariigi õigusaktid, kui ka sisuliselt muudeti vastavat tekste ja vastavalt sellele siis see oli päris suur töö nende ka meie maja sisemiste dokumentide ümbervormistamisel. Kindlasti mõjutas see ka mind, sest juba oli selline, kogu aeg oli selline ülev tunne, tekkisid uued lootused ja ka unistused Eesti Vabariigi osas, aga oli ka palju teadmatust selles osas, et kuidas me sellega toime tulema, kuid lootus oli suur. Esimestel aastatel käivitusid suured reformid, mis mind otseselt puudutas, oli, et 1991. aasta suvel võeti vastu omandireformi aluste seadus. See oli suur ja pikaajaline töö, mis kestis aastakümneid, omandireformi ülesannete elluviimine. Mäletan ühte juhtu, kui inimene tuli meie majja ja talle oli tagastatud elamu ja ütles, et kuna ta oli üksik inimene, siis tal oli ta need hooned kinkinud siis oma lähedaste sugulastele aga tuli välja selle tingimusega, et nad hoolitsevad tema eest. Nüüd ta kurtis, et need sugulased ei hoolitse tema eest, milleks küll oli vaja seda reformi. Enne seda oli nii hea ja rahulik elada. Et paljud inimesed said tagasi nende elamud, aga nad ei kujutanud ette, mis nendega edasi saab. Näiteks meie Valga linnaski on praegu ja vastas üks väga ilus hoone, kus mina omal ajal käisin tol ajal siis pioneeride majas ringides, et seisab väga, oli tol ajal veel ilus, kui oli see nõukogude periood lõppes, kuid praeguseni on ta tühi ja järjest laguneb. Nii on ka väga palju teisi hooned, et inimesed ei osanud ette näha, mida see omanikuks saamine nendele kaasa toob. Omandireform kestab veel praeguseni. Maal siis tagastati paljudele nii-öelda maad ja tekkisid nii-öelda suurtalunikud, kes siis hakkasid nagu inimestelt rentima neid maid. Kuid just isiklikult, kui ma meenutan, siis meie vallas seal maal oli selline juhus, kus inimesed olid nagu andnud nõusoleku ilma, et selle eest see suurtalunik midagi maksaks maa eest, et see ei ole ju mingi vara. Aga mäletan erinevalt teistest hakkasin mina nagu küsima tasu, mis tundus õiglane. Ja selle peale ta ütles, aga siis tahavad ju kõik sellist raha saada. Nii et see oli nagu, jah, inimesed ei teadvustanud veel siiski paljud, mis see endaga kaasa tööb, maa hooldamine ja nii edasi. Tekkis nagu kihistumine, olid nagu väga vaesed osa inimesi ja oli väga rikkaid. Et oli ka keskmik, aga inimesed nagu olid varem nagu, mulle tundus üksteise suhtes nagu sõbralikumad ja lahkemad ja suhtlesid rohkem, et tänapäeval ju suheldakse vahetult vaid, ütleme, internetidel ja nii edasi. Rääkides Valgamaast, siis varaline kihistumine toimus nagu järk-järkult, kui nii-öelda inimestele juba tagastati maad, siis osad tekkisidki sellised nii-öelda nõnda nimetatud uusomanikud, kes siis leidsid, et nad võivad nagu teistelt inimestelt neid maid pettusega kätte saada. Aga mis ka näiteks tõi kaasa inimeste nii-öelda kihistumise, et näiteks Valga maakonnas oli inimeste palgad ju palju väiksemad, kui seda näiteks
Tallinnas või Harjumaal juba, et küll räägiti palju regionaalsest iseärasusest, kuid vaatamata sellele riik ei ole midagi nagu suurt seni teinud, et toetada neid ääremaid. Kõige raskemaks hetkeks oli see, kui suri minu ema 92. aasta oktoobris, et kadus nagu senine turvatunne, kes hoolitses ka alati meie perest, kuna ta elas koos meiega, tegi süüa, et nüüd tuli nagu hakata ise toimetama ja vaatama kõiki asju. Rõõmsat sündmus oli ka, et ütleme, et 1. septembrit 1991. aastal läks kooli minu tütar Astrid ja enne seda juba õppisid Valga gümnaasiumis tema vennad Armo ja Aare. Et rõõmsaid hetki on olnud paljus, see on, ütleme, laste sünd nii peredes ja mul on 2 poega ja 1 tütar ja nemad ongi nagu kõige suuremad rõõmu valmistanud, et üritan nendega ikkagi koos veeta aega umbes nii, nagu vanaema õunapuu otsas oli. Siis olin ma ikkagi ka sama õnnelik kui praegu, et kuna me olime kasvanud nagu sellistes oludes, et ma ei tundnud mingit puudust millestki, välja arvatud siis ütleme kaupluste toiduainete nappus, et olin õnnelik ja olen õnnelik ka praegu, et on hästi läinud minu lastel ja laste peredel. Ma näitan teile pilti, kus olen ma oma tütre Astridiga ja see pilt on tehtud 1. septembril 1991. aastal. aastal olin ma 40-aastane ja töötasin Valga maavanemana. See muutus oli väga suur, osalesime maavanemad ka, kaasa arvatud mina, ülemnõukogu pleenumil või see, mitte pleenum, vaid ülemnõukogus olime ja vaatasime pealt kuni õhtutundideni, kui see deklaratsioon vastu võeti. Ja see oli rõõm, mida läbi elada, sest algused olid juba nähud, et me saavutaksime selle iseseisvuse ja sellise deklaratsiooniga andis ta rahvale ja inimestele väga palju. Samal ajal alles hakkasid siis suured tööd peale, kus tuli taastada piirivalve, tolliametnikud olime just sellel ajal, alustati piiri mahamärkimist ja kõigis nendes sündmustes maavalitsus omas mitte väikest rolli ja koos maavanemaga, et aidata suhteliselt kiiresti kõik need rajatised, ajutised rajatised küll tollel ajal paika saada piiri peal. Eks siis sellel ajal oli väga raske majanduslik seis, finantsilised seisud, nii et tuli tegeleda kütuste hankimisega, kus katlamajad ei töötanud Vabariigi Valitsuse abiga, küll jõudsid teatud kogused kohale. Nii et need ajad olid ühtepidi emotsionaalselt head ja huvitavad, kuid tööd ja sellist pinget oli väga palju. Siin oli öötundideni vaja tööd teha. President kutsus meid nõupidamistele õhtuti, kus öö läbi toimusid nõupidamised. See amet tol ajal oli see, kus aktsepteeriti, et maakonnas on inimesed, kes ka vastutavad oma piirkonna eest ja me käisime väga tihti, saime Vabariigi Valitsuses kokku, kui olid valitsuse istungid, kus meid kutsuti kohale, küsiti meie nõu, nii et suutsime aidata, aga see oli töö, mida ma ei oska isegi öelda, et kuivõrd
oma tööd südamega tegid kõik, kes me tol ajal olime ja püüdsime kaasa aidata selle elu arengule. Hirmud olid siis, kui putš hakkas peale, kui sõjavägi tuli sisse, siis olid need momendid sellised, kust erakorraline kutse tuli kiiresti kokku saada presidendi juures, tuli teha valikuid, et maavanemad jäävad postile, asetäitjad tööle ei tule, on kuskil X kohas ja kõneldi küll sellest, et meil olid juba võib-olla vagunid ootamas kuskil, kus oleks kõik korjatud kokku, nimekirjad vastavad, mitte ainult muidugi maavanemad. Nii et ta olid ärevad ajad, aga ausalt öelda kartust kui niisugust, et see võib tulla, tegime tööd, mitte ei oodanud, et oi, poeme metsaks ole või. Nii et need ajad olid pingelised ja samal ajal ääretult huvitavad seoses Eesti ülesehitamisega. Ütleme, mis puudutab nüüd maavanema kohta, siis 92. aastal tegin ma otsuse lahkuda sellelt ametipostilt, kuna ma ei näinud, et ma maakonnale suudaksin aidata kaasa. Meil kahjuks ei olnud ühised mõtted Mart Laariga, kus ta hakkas juba nägema, et maavanemaid ei olegi, meie ainult otsustame ja see tekitas sellise tunde, et ei pakkunud enam seda, et kui ei taheta rääkida ega suhelda, siis sellisel juhul nagu ei ole mõtet jätkata ja 92. aastast ma lahkusin maavanema kohalt. Kusjuures ma olin esimene maavanem või kõik, kui maavanemaks määrati, 4 aastat ja olin. Siis ma läksin teisele tööle ja teine töö oli autobaasis, oli Vähitiidu juures, olin juhataja kohal, oli puiduga tegelesime ja siis oli üks vahepala oli 92. aastast läksin ma Transoili, mis oli siin arenduses, kus olid siis autode müük ja remont, esimene supermarket, Neste tankla, mis oli suur asi sellele, kui me suutsime sidemed lüüa. Need on kõik nüüd Valgas, seisavad, aga enam ei ole kasutuses. Pärast seda 96. aastal tehti ettepanek, et äriklubist, et ma asuksin Valga linnapeaks. Pärast seda, kui me olime valimised võitnud, olime me enamuses ja siis olin ma kuni 99. aasta uute valimisteni Valga linnapea. Pärast seda olen 2 koosseisu Valga linnavolikogus ja siis, kuna see järjest räpasemaks minu jaoks, läks poliitiline pool, kus hakkasid teised huvid kui mitte hing ja töö, et aidata, loobusin sellest ja olen ükskord veel mitmed aastad korraks osalenud lihtsalt ainult mingisugust posti. Ja nüüd ma olen olnud 99. aastast kuni 1. maini Estref Transservice AS rahvusvaheliste raudteevedudega tegelev firma ja olin selles 2002. aastast juhatuse liige. Samal ajal ka juhataja ainuisikus. Olen ka seal aktsionär, väike aktsionär. Olen kõigil korral rahul olnud. Need tööpostid, mis ei puudutanud, ütleme, poliitilist poolt, ka volikogu esimees, need olid laveerimine ja selgeks tegemine, aga minu kreedo või mõte oli alati see, et me ei sõida üle mitte üheski, nii nagu täna püütakse, eks ole, jõuga sai vesteldud teise poolega ja mõisteti ja olid erastamised, esimesed erastamised. Nii et mu iseloom on selles mõttes teine, et ma ei kannata, ma võin vihastada ja olen ka otsuse tegija, kusjuures ma vastutan ka selle eest, mitte niimoodi, et hakkan ütlema, et kuule, sa ütlesid mulle, eks ole. Tähendab, kui ma on 2 vahel, siis ma pean otsust tegema ja ka vastutama. On ka ebaõnnestumisi mõned olnud, aga suuremalt jaolt on täkkesse läinud. Kindlasti on
palju näeme seda, mis on ka Facebookis ja vihakõned ja kõike, mis mulle, mina näiteks ei loe neid üldse, ma ei vaatagi nende poole, et me oleme läinud lõhki ühiskonnas ja ei arva ainult, et EKRE, aga X arv inimesi, kuulates kas või Vikerraadiot, kus inimesed räägivad, küll samad inimesed, aga see on kuulates, sa oled vanem inimene, miks pead sa vihkama? Miks pead sa või mõistma ka noori, kes on praegusel koroona ajal ja rääkida, et piirid kinni, koolid kinni, kõik see pool on, mis ei ole valed otsused olnud kahjuks, aga veel tänitada ja või siis veel üle forsseerida, need on minule vastuvõtmatud, ega ma eriti sellist poliitilist külge enam ei loe, lihtsalt kuuldused ja kuulan neid 2 mehe saateid Vikerraadiost ja oled sellega kursis, aga lehest ma ei suuda enam lugeda, tähendab, see on niivõrd kardinaalsed vastukarva otsused, kes ütleb nii, kes naa, nii et ühiskond on ei ole, ütleme, inimesed enam aru saanud sellest, et me oleme meile liiga suure vabaduse saavutanud. Riiklikud vajadused töökohtadele luua eraettevõtluse kaudugi, siis ma ei oska enam aru saada, et üks puidutehas ei või Tartu külje all olla. Sport oli tasuta, mängisid tennist, reketit, kõik olid tasuta, platsid olid tasuta, riietust anti, toidutalonge anti. Kuidas sa ise võtsid seda? See oli oma teha, aga noored tegelesid kõigega ja samal ajal tänasel päeval on vaat, et üle tee suudab lapsekene minna ja see on tema maailmapilt, mis on selles ekraanis. Et on kurb, ei suhelda ei saagi enam. Ütleme, räägid, aga mida? Ja võt siis hakkabki peale, et mis ma ikka räägin, et kas sa võid ära panna, et räägime, eks ole, ja räägime, kui jutust rääkida. Töö tegemistel ei ole, siis on kõik on tubli ja ma ei ütleks, et noorsugu on hukas ja halvad, ei, tegelikult tahavad väga anda oma panust Eesti riigi arengusse. Ma ei nuta taga ühtegi aega, aga kõigest tuleb toime, tuleb teha, tegutseda, kui on, eks ole. Keegi peo peal ei too sulle palakest ette, eks ole. Võrdlusmärki vahele panna, et ma olin, õnnelik olin ma ka siis, aga seda õnne tuli hakata realiseerima. Täna ma võin öelda, et ma olen õnnelik, mul ei ole vaja muret tunda elu puhkamise ja pensionipõlves, eks ole, ma olen kindlustatud. Kas piisavalt või ei, vajadused on ka teised, nii et, aga ma ei pea mõtlema sellele. Nii et ma arvan, et ma saan oma lapsi aidata ja ma olen õnnelik. Ka nüüd alles tuli pesamunal poeg sündis, nii et meil on 3 last olnud ja sellest tulenevalt nüüd on meil külas praegu siin ja ikka õnnelik, jälle vanaisa ja siin olen ma 90. aastate alguses Valka kolleegiga härra Krauklisega.